Tere päevast! Tulin jalutama siia sügisesse botaanikaaeda. Väga šef koht, eks ju. Ja sügis nagu ikka mu lemmik aastaaeg, nii et midagi rõõmsat ellu. Aga mõtiskaks täna ka natukene. Ja mõtiskaks natuke süngel teemal, sest see on ikkagi selline vingumise kanal. No tegelikult on kõikide asjade kanal, aga natuke pingudega. Täna on Eestis väga tähtis päev. Peaks lipupäevaks seda võib-olla kuulutama. Sest täna saabus Eestisse minu tähelepanekute kohaselt halaal kana. Et ma käisin just siin selles Deltamaa kohvikus lõunat söömas. Ja hilja nagu hispaanlane. Vahetud on 3. Ja siis panin tähele, et seal oli menüüs ka kana, mida ma ei võtnud. Ja mille taga oli sulgudes kirjas, et see on halaal. Ja muidugi halaal on, eks see on see moslemite toit, eks ju, nende reeglite kohaselt. Ja no halaal, seda on paljudes riikides, mitte ainult islamaades. Ka riikides, kus on suur islami kogukond. Aga Eestis minu tähelepanekute kohaselt seda tavaliselt ei ole. Ja ma tahan ka, et ei oleks. Mitte ma midagi selle vastu oleks, kui see on nagu halaal. Sest see Eesti talukana on ka tegelikult halaal, kui ta mingi palve loetakse. Aga küsimus on lihtsalt selles, et Lääne-Euroopa näitel on näha, kui suur probleem on, eks ju, islam seal väga suur. Ja Eesti ülesanne oleks neid probleeme vältida. Ja üks lihtne viis probleemi vältida on mitte tekitada sellist magnetiefekti, et siia tahaks nagu rohkem moslemit tulla. Miks võib juhtuda, et seda rohkem moslemit tulla? Näiteks siis, kui neil on mõned sõbrad või sugulased juba ees, eks ju. Aga ka see, et on võimalik siin oma tavade kohaselt kergesti süüa saada. Et ütleme, kui Eestis ei ole halaali, siis esiteks moslemid ei kipu väga tulema. Ja need, kes tulevad, on sellised, ei ole nii moslemid, jah. Nad on võimelised astuma oma veendumustest sammu tagasi, mis on positiivne märk. Või siis on mingid taimetoitlased või võtavadki endale nagu sellised kannatused, et on suurem osa taimetoitlased impordivad kuskilt endale seda kana. Huvitav, kus see kana pärit on, minu teada Eestis ei tohi halaal kana olla. Ja äkki see oli importkana. Ma oleks tahtnud küsida, ma oleks tahtnud nendelt teenindajatelt küsida, aga ma sain nagu sellise kerge meenutuse kaugest minevikust, kui ma käisin Granadas. Ja Granadas oli selline olukord, et käisin söömas ühes kettrestoranis, selline, mida on kõikides Hispaania linnades. See maksad nagu pileti, osad nagu siis kandiku võtad salateid ja igasuguseid soojatoite ja nii hästi. Ja vaatasin, et erandina Barcelona ja Madridi omad, et oli seal toitude kõrval märgitud, mis on halaal, eks ju. Ja see oli minu jaoks niivõrd üllatav. Ma isegi mitte negatiivne mõttes, lihtsalt oli üllatav, mõtlesin, ma teen pilti sellest. Ja võtsingi siis, et mobiili et pilti teha. Ja siis tuli mulle üks kurjalt ütlema üks töötaja, et ma ei tohi pilti teha. Ja ma mõtlesin, et see on nii valulik teema, ta on selle sildi pannud, et nad ei taha nagu seda, et keegi seda pildistama tuleb. Muidugi Granada oli see viimane osa Hispaanias, mis tagasi vallutati, nii et seal oli palju moslemeid, ma nägin küll, see oli päris palju neid. Aga jah, et kuna see selline juhtum oli, ma mõtlesin, et äkki nad saavad Eesti mulle ka kurjaks, kui ma midagi küsin. Et see on kõige valulik teema, mida nad eelistavad nagu mitte märgata, eks ju, et ei taha sellest räägitaks. Ja siis ma ei küsinud, aga ma tegin väikese filmikese sellest menüüst, sest ikkagi see on eksootiline päev täna, tähtis päev Eestis. Jah, et tõsiselt, natuke tõsisemalt siis öelda, et jah, et see on tegelikult väga negatiivne. See tundub, et okei, seda, et inimesed on kena olla ja tore ja kõik, aga see tähendab ka seda, et siia hakkab tulema rohkem moslemised. Vähemalt näed, ülikooli kohvikus saab halaalkana, vaata kui tore, eks ju. Tuleme kõik siia ülikooli. Ja võtame kõik oma lapsed ja vanaemad ja naised ja ma ei tea, kes kõik kaasa. Ja see ei ole Eestile hea areng. Nii et jah, et ma
ühesõnaga siis avaldaksin natuke oma nördimust sellel teemal. Maha halaal kana Eestis.